Talvisest Emajõest on kujunenud Tartu uus kergliiklustee. Nagu näha, siis on siin rajad korralikult sisse kõnnitud, samuti on näha suusajälgi. Mitmes kord see teie jaoks on siin Emajõe jääl niimoodi kõndida? See aasta. Teine, kolmas äkki. Kuidas enesetunne on? Mis meeleolu selline võimalus tekitab? Mõnus on. Koertel on lõbus. Kus kandist elate ja kuhu praegu siit mööda Emajõge minek on? Hetkel elan Raadil ja lähen kesklinna laste kortotondile. Viiuli viin ka veel muusikakooli. Mis tunne see on kõndida Emajõel keset talve niimoodi? Väga puhas nauding, et iga aasta ei saa. No, siin on ilus lihtsalt. Päike paistab ja lumi särab ja ruumi on leialt. Koeral on ka mõnus, saab vabalt joosta. Tundub tõesti, et koer naudib ka. Jah. No vaadake, lodi ja seal ees siis suusataja, kui sageli me näeme tegelikult Emajõel sellist vaatepilti. Aga tegelikult, kui vaadata tagasi ajalukku, siis ka esimene Tartu maraton sai alguse just nimelt Emajõelt. Minul on esimest korda üle 2 aasta käin suusatamas, et ma vaatasin, et kuulsin, et siin Emajõe peal saab suusatada, mõtlesin, et see on ju huvitav, et siis tulen ja proovin. Ja. On selline erakordne elamus ka või? No on ikka jah, muidu suvel sõidad paadiga või käid rannas, aga millal sa muidu talvel ranna saad tulla või Emajõe peale? España, claro, en las zonas de montañas hay nieve, pero así a nivel de ciudad tener un hielo, un río congelado completamente es algo único y extraordinario, ¿no? Con lo cual, bueno, parece algo surrealista, ¿no? Estar aquí encima de lo que es agua normalmente y tener esta vista tan amplia con todo blanco es interesante y emocional. Mis need viimased mõõtmistulemused meil Emajõel siis ütlevad, kui paks see jää on? Esmaspäeval mõõtsime 32 sentimeetrit ja see oli siis mõõdetud Vicentalis. Keskkonnaagentuuri hüdroloog Tanel Toots toob välja, et viimase 15 aasta jooksul ei ole Emajõel nii paksu jääkihti mõõdetud. Me oleme väga harva neid mõõtmisi teinud ja siis on olnud selline 10-15 sentimeetrit jääpaksus ja jääkatte on lühikest aega Emajõel viimastel talvedel. Ja kuigi nädala alguses mõõdeti Vicentalis jääpaksuseks üle 30 sentimeetri, ei tähenda see seda, et Emajõe jääpaksus mujal Tartu piires sama suur oleks. Vooluveekogu jää on hästi muutlik. Kui me vaatame ja kalda kannavad, siis tegelikult me ei tea, mis seis on seal keskel ja mis on seal lume all võib-olla on. Et Emajõgi on hästi tugeva ja kiire veevooluga, et kui sealt läbi kukkuda, siis ellujäämistõenäosus on pigem väike. Millised need kõige ohtlikumad kohad on? Ja ohtlikud kohad on sellised, kus kasvab taimestik läbi, kus on ikkagi paadisillad, kus võib olla kive, kus on siis ka näiteks neid käänukohtasid. Kas hirmu ei ole, et kuskil võib-olla järsku käib üks ragin ja jää läheb katki? Ja. Ei, ma ikka neid esimesi jälgi ei tee tavaliselt jää peal, et vaatad ikka, kus on käidud ja siis rada ees siis võib minna. No siin räägitakse, et sildade juures pidi natukene ohtlikum olema. Ma mõtlesin, ma vaatan, kui pragiseb, siis ei lähe. Aga teised lähevad sisse ja kukku, see on karja immuunsus, töötab siin ka. Kui me kukume jääst läbi, siis me peaksime saama jää äärest kinni sellest jääaugust ja võimalikult kiiresti ennast siis veest välja siputada, tehes jalgadega siis kiiret ja tugevaid ujumisliigutusi. Aga kuna tegemist on vooluveekoguga, kus on kiire veevool, siis võib-olla on see tõenäosus väike, et ei jõuata sellest jää ääres kinni võtta ja ennast üldse ei saa aidata. Aga kui peaks läbi kukkuma, loodame, et keegi näeb ja helistab siis 112 ja saab meil appi tulla. Tartu linna esindaja on varasemalt meedias teada andnud, et kui sillad on olemas, siis ei näe linn põhjust jõele jääteid rajada. Ja jääle minek on igaühe oma vastutus. Päästeamet aga soovitab jõe jääle minekut vältida. Et lõpuks on inimese enda vastutus, kas ta sinna jää peale läheb või ei lähe. Ja lastevanematele ka, palun rääkige lastega ikkagi veekogude ohtudest ja ka jääohutusest.